Tere, kallid kaaslased! Meil on tund praegu teiega. Jaa. See on ühiskond. Niisiis, tere, kallid kaasõpilased! Väga tore näha, et saal on siiski täitunud, vaatamata sellele, et natukene tundide aja peale see debatt siiski lõpuks sattus. Aga täna me oleme siis siin, et kuulata meie imelisi presidendi kandidaate, kuulame, mis neil siis päriselt öelda on, saavad põhjalikult oma kõik tegevuskava punktid lahti seletada, saavad korralikult väidelda ja kandidaadid on kõik väga säravad, väga tugevad, et ma arvan, et tuleb väga põnev ja täpsemalt juhatab sisse meie imeline debati moderaator ja kogu valimisprotsessi korraldaja, väga tubli ja pikaaegne õpilasesinuse liige Lennart Parašin G3K. Valimiskomisjoni juht ja siis tänase valimisdebati moderaator. Alustuseks ma räägin natukene formaadist, ehk siis alguses meil on valmistatud küsimused, mis me siis küsime järjest kandidaatidelt ja vahele me ei hakka võtma rahvalt küsimusi, aga lõpus on aega, nii et rahvas saab küsida kas kõigilt kandidaatidelt ühe küsimuse või siis igale kandidaadile personaalselt mingi küsimuse. Ehk siis hiljem, kui ma annan märku, siis andke käega märku ja saate ise ka uurida täpsemalt kandidaatidelt. Aga nüüd kandidaatide juurde. Esimene minu paremat käelt alustades on Loola Tiina Sarek-Anno G2 klassist. Tema kõrvalt järgmine on Georg Aram-Sokson, samuti G2 klassist. Ja samuti Y-klassist, seekord G1-st on viimane kandidaat Otto Samuel Kahar. Ja astuge edasi, te pease ukse juurde jääma, siin on täitsa palju vaba kohti. Nii, aga alustame siis debatiga. Esimene küsimus siis kõigile, alustame siit paremalt poolt vastamist. Mis on teie jaoks üks kindel eesmärk või lubadus, mis on teie kandidatuuris esiplaanil? Minu esiplaanil on see, et mina luban, et mitte ükski meie kooli õpilane ei jää järgmisel aastal oma murega üksi ja kõik saavad oma muredega õpilasesinduse poole pöörduda. Sest tegelikult on kõige kurvem asi see, kui sa jääd oma murega üksi. Selge, väga hea. Järgmine. No mina võtaksin ette koolitoidu, sest et see Selveris käimine ei ole väga jätkusuutlik ja minu meelest kvaliteetne koolitoit on kestev probleem, aga minu meelest seda saaks lahendada väga kiiresti ja lõplikult ära. Nii et mina luban teile, et koolitoit muutub normaalseks. Väga suursugune, selge. Loola? Ma ütleks, et minu tegevuskava keskpunkt on koostöö juhtkonnaga, koostöö aktiiviga, koostöö õpilastega, aga ennekõike koostöö sõpruskoolidega ja kindlasti just G5-ga. Selleks, et mitte ainult ürituste peale jääda ja sinna tasandile, vaid ka viia meie huvisid kõrgemale ja kaugemale. Näiteks esindada meie huvisid seoses haridusega ja kõige muuga, mis hoomab mitte ainult KG-õpilasi, vaid ka tervet G5. Selge, väga hea. Nüüd natuke täpsemalt teist endast, et miks sooviksite just teie õpilasesinduse presidendiks? Seekord alustame siis vasakust poolelt. Ma ütleks, et on 3 põhjust. Esiteks sellepärast, et mul on juhi kogemus olemas. Ma 2 aastat juhin nüüd Gustav Adolfi väitlusklubi, esimest aastat Tallinna Keskkooli väitlusklubi ning olen pikemat aega olnud õeliige nii KAG-is kui ka Tallinna Inglise kolledžis, kus õppisin varem. Olen väga tasakaalukas indiviid
ja väga koostöövõimeline. Ja see on minu prioriteet. See, et õppude lõpuks otsused päriselt või probleemid lahenduks ja seda läbi koostöö ja kompromisside ja võib-olla mitte jõulisuse. Ning lisaks mul on ka oskused olemas, et toime tulla selle juhi positsiooniga ja nende koormustega. Selge, väga hea vastus. Georg? Ma ütleks, minul on ka olemas kõik kogemused nii juhi kui ka õigusalalt tegelikult ja ka majanduses ja finantsjuhtimises ma arvan, ma olen piisavalt pädev. Ma olen G5 või ka siis esindanud G5 kongressid ja sellega täitevorganites, tegelenud G5 rahastuse probleemidega ning siinkohal võib-olla teeksin teile ühe lubaduse. Kui te valite mind, siis järgmise aasta G5 Vabalava esiteks ei jää miinusesse ja teiseks sinna tuleb triibukassa. Suured lubadused. Oota, mis sina vastad? Ma siis nagu ka eelmiselt kostan, et ka mul on juhtimiskogemus, aga ma arvan, et mina olen piisavalt ambitsioonikas, piisavalt särtsakas, piisavalt energeetiline, et viia meie kool uuele tasemele ja teha sellest veel parem koht meile kõigile, et lihtsalt ja konkreetselt. Selge, väga hea. Siin juba mainiti koolitoitu ja ma vaatasin ka kõik te mainisite seda teie tegevuskavades, samuti ka videotes. Et siis siit küsimus, milles seisneb teie arvates suurim viga koolitoidu juures ja kuidas te plaanite seda parandada? Alustame siis Georgiga. No enne läheb issanda päikelooja, kui me jõuame need probleemid kõik üles võtta. Alustame võib-olla nõude puhkusest. Et ma ei tea, kas teie hulgas ei ole neid inimesi, kes on näinud neid videoid, mis on õe-siseselt kättesaadavad olnud, see on päris õudne. Teiseks on loomulikult probleemid ülerahvastatusega, kooli toidu nii-öelda selle maitse ja kvaliteedi osas me ilmselt ei saa midagi teha, aga puhtad nõud ja toidu kättesaadavus on minu arust elementaarne asi, mis võiks olla olemas. Ning ma olen ka sellel teemal nii koostanud pöördumise sööklale kui ka ise sööklaga kohtunud. Nad ei ole väga sama meelt. Et ma arvan, et siin kohal on vajalik natuke jõulisem sekkumine ja võib-olla ka laiapindisem kajastamine, et me saaksime selle nii elementaarse asja korda. Selge, Loola. Ma arvan, et probleemi ignoreerimine just võib-olla toitlustaja poolt on väga lihtsaks tehtud. Sest on väga lihtne väita, et kooliõpilased on lihtsalt virtsakad ja et meile lihtsalt ei maitse see toit. Küll aga kui inimesed veavad enda toidu seest konkreetselt pudelikorke, siis meil on natuke tõsisem probleem. Ma arvan, et väga lihtne lahendus on see, et toimuvad palju tihedamini need rahulolu küsitlused. Miks ei ole sa rahul selle toiduga? Miks ei ole sa rahul näiteks selle hügieenikorraga? Ja läbi selle ja läbi tõestusmaterjali saab pöörduda just toitlustaja poole koostöös juhtkonnaga, kindlasti selleks, et tõestada seda, et tegemist on päris probleemiga, mis vajab lahendamist. Sest ma nõustun Georgiga, et ilmselt seda toitu, mida me saame, me ei saa muuta. See on midagi, mis on teile poolt välja pakutud, küll aga juhul, kui meil on hügieeniga probleeme ja juhul, kui meil on probleeme seoses sellega, et inimesed konkreetselt ei jõua süüa toiduvahelükkide ajal, sellepärast võitseb otsa, siis need on lihtsalt logistilised mured. Selge, Otto? Ma nõustun ka sellega, et meil on antud riigi poolt, meil siis linna ja riigi poolt kindel hind, mis meil ühel prael on ja seda muuta ei saa. Aga saab muuta neid lihtsaid asju. Saab muuta seda, et makaroni hästi keetmine ei muuda makaroni ostuhinda. Et näiteks seda saab teha. Ja teine asi, mis on praegu problemaatiline, on see, et lepingus toitlustajaga ei ole kirjas kindlaid siis kvaliteedinorme. Ja mina arvan, et see on probleem, sest praegu ei ole õpilasesindusel ja meil õpilastena põhimõtteliselt mitte midagi kobiseda, ütlen niimoodi, sest lepingus ei ole kirjas, mis asju nad täitma peavad. Et jah, ma arvan, et oluline on see, et meie teeksime kõik endast oleneva, et sinna saaksid läbirääkimised toitlustajaks kirja kõik lõigud. Kiire täpsustuse teen, et see päris ei ole õige, et meil ei ole mitte midagi kobiseda. Et tervisekaitsenõuded kehtivad sõltumata lepingust, et Põllumajandustoiduamet on välja pannud
konkreetselt ongi paberid, kus on kirjas, et toidu sees ei tohi olla võõrobjekte, näiteks nagu kruvid, seibid ja kummilindid. Ja ma arvan, et kõik need asjad võiksid kajastuda ka lepingus toitlustajaga, kui need on meil siis meil on tarbijakaitse nõuetes kirjas, siis jah, aga need võiksid olla ka toitlustajaga lepingus. Ja ma tahaks küsida Georg Orman-Sokson, et sa oled siin tegelenud peaaegu aasta aega, olnud meil õpilasesinduse siis koolitoidu komisjonis, et miks ei ole midagi muutunud, kui sa aasta aega veel tegutsenud oled sa? Hea küsimus. Ma siinkohal ütleksin, et esiteks mul ei ole mitte mingisuguseid volitusi sellel hetkel, ma ei ole kooli juhtkonna liige. Ma olen proovinud, ma olen koostanud ka pöördumise, ma loodan, see on edastatud, eks ole. Ja ühesõnaga, ma olen sööklaga maha istunud, nende inimestega kompromisse teha kahjuks ei ole väga võimalik. Istusin maha, inimesed ütlesid mulle, et kui ma olen puhtuse friik, siis ma võin minna või sinna kraani äärde ja ma nõudis ära pesta. Et ma ei tea, kuidas see nagu töötab. Mida ma presidendina saan võib-olla paremini teha, on see, et mul on nii-öelda rohkem autoriteeti, esiteks nende korralduste tegemisel ning teiseks, nagu see on ka eelnevalt mainitud, see register on ülioluline asi, mida teha, kuhu siis inimesed saavad nagu igapäevaselt üles laadida. Praegu need pildid on hajutatult laiali. Saavad üles laadida neid samu pilte nendest võõrobjektidest ja mingitest küüntest ja juuksekarbadest, mis nende toitude sees on. Ja loomulikult sellest makaronist, mida on nagu keedetud tagasi veeks ja õhus. Et need ei ole asjad, mida me peame taluma. Et me peame, elementaarne kvaliteet, loomulikult 1.80 tegelikult saab teha väga normaalset toitu ka. Aga mitte just maitse poole pealt, aga selle nagu elementaarse hügieenia nagu talutavuse koha pealt on kindlasti, et mina presidendina saaksin teha palju rohkem, kui praegu saan teha. Selge. Esiteks tuletan meelde, et jäägem siiski viisakaks ja teiseks on näha, et koolitoit on teie jaoks väga südamelähedane probleem, aga liigume järgmise asja juurde. See on küsimus, et kuidas muudaksite teie õpilasesinduse ja aktiivi vahelist dünaamikat või siis nende roll täpselt koos motoga? Mina soovin, et aktiivi ülesandeks jääks ka järgmine aasta peamiseks prioriteediks siis neile ürituste korraldamine ja õpilasesinduse peamiseks ülesandeks jääks selle üleüldise koolielu korraldamine ja õpilaste eest seismine. Aga mina soovin, et järgmisel aastal oleks õpilasesinduse ja siis aktiivi vahelises koostöös palju rohkem läbinähtavust. Et esiteks ma soovin, et õpilasesindusel ja aktiivil oleks järgmine aasta ühiskoosolek korra aastas ja lisaks sellele soovin ma ka seda, et õpilasesinduses oleks üks liige aktiivist ja aktiivis oleks üks liige õpilasesinduses. Et mõlemad teaksid ja oleksid siis kajastatud üksteiste tegevusest, et seda koostööd võimalikult hästi ja sujuvalt läbi viia. Selge. Georg? Mina isiklikult seda probleemi just nagu dünaamika osas ei näe, küll aga selle võib-olla aktiivkoha koha pealt ma just öelda, ma olen õpilasesinduse liige praegu. Õpilasesinduses ütleme, meil on võib-olla probleem nii-öelda nende probleemide käsitlusega, see on natuke liiga vähe struktureeritud minu hinnangul, need koosolekud toimuvad ebaregulaarselt ja nii-öelda tähtaegu ei ole seatud. Mina oma presidentuuri ajal kindlasti sean tähtajad konkreetsete ülesannete täitmiseks, konkreetsete probleemide lahenduseks nii-öelda sellise struktureeritud lähenemise. Ja loomulikult ma saan aru, võib-olla hiljem ka sellest juttu rahastuse teemadel, et õpilasesindus peab saama normaalse rahastuse, et me saaks reaalselt teha üritusi, mis ei ole kahjulikud ning selle rahastuse leidmine ei ole nii keeruline tegelikult, kui võib alguses tunduda, aga me räägime sellest hiljem. Räägime sellest hiljem, jah. Loola? Mul on 3 asja, mida tahaks teha seoses õpilasesinduse ja aktiiviga ja esimene ongi just üritustega seoses. Üritused peavad olema aktiivi teha. See üldiselt on see põhimõte, mille põhjal me üldse võime need 2 erinevat organisatsiooni selleks, et õpilasesindus saaks eksklusiivselt tegeleda muredega, sellepärast ma tegelikult ei saa aru, mida Sakson plaanib selle rahaga teha, kuna tegelikult aktiiv vajab seda toetust rohkem kui õpilasesindus, kuna aktiiv on see, kes korraldab üritusi. Siiamaani on meil natukene ebaregulaarsust olnud seoses sellega, mis ülesanded käivad õpilasesindusele ja mis aktiivile, eriti seoses keeliga. Teine asi, mida ma tahaks selgeks teha, on seoses meediaga. Meil on 2 erinevat kontot Kaagi jaoks. Esiteks on see Instagrami konto, kus saadab gümnaasium ja teine on õpilasesinduse ja aktiivi oma. Tahaks selgeks teha, kuhu keegi saab postitada, kuna praegu kasutatakse neid
ebaregulaarselt, näiteks mõlema konto peal on ürituste kohta informatsiooni, me ei ole päris kindel, kes seda infot praegu üles panevad või miks nad seda teatud konto üles panevad. See on ka midagi, mis vajab selgust. Ja kolmandaks, juhul kui aktiiv jätkab toimkondade süsteemiga, nagu see aasta, siis minu meelest need koosolekud, justkui aktiivi ja õue koosolekud ei peaks toimuma üks kord aastas, vaid tegelikult igal õue koosolekul peaks olema toimkondade juhid ka kaasas, vähemalt meedia ja G5 oma, kuna need huvi on suht sarnased ja meil on vaja teada, mis mõlemas organisatsioonis toimuvad, selleks, et see oleks läbipaistev, selleks, et see oleks selge, selleks, et ei tekiks sellist segadust, mis väga tihti on tekkinud. Selge. Nüüd lähme uuesti G5 juurde. Mis on teie jaoks G5? Kas on pigem võimalus või see on pigem kohustus? Ja kuidas saaks G5 õpilastele võib-olla nähtavamaks ja lähedasemaks teha? Alustame siis Loolaga. G5 on nii võimalus kui ka kohustus. Osa minu justkui programmist on rõhutada G5 huve ja just neid rohkem kajastada. Me ei ole lihtsalt organisatsioon, kes korraldab üritusi vahepeal. Me oleme palju rohkem kui lihtsalt vaba lava. On palju mured, mis mind mõjutavad, näiteks õiguskantsleri välja öeldud kriitika seoses meie katsetega, näiteks kõrgharidus ja kas see läheb tasuliseks või mitte, või näiteks õpetajate palgad. Ja ma arvan, et õpilasesindused ja G5 peaks üldiselt rohkem aktiivsemalt mingisugust suurem või aktiivsemalt enda seisukohta näitama ühiskonnas, sellepärast et meil on võimalus kuidagi suunata inimeste arvamust näiteks seoses õpetajate palgaga või vähemalt levitada informatsiooni selle kohta, mis on väga tähtis. Kuidas teha G5 lähedasemaks KG-õpilase jaoks? Minu meelest on 2 viisi. Esiteks, meedia midagi, mis peab korda saama. Väga paljud üritused ei saa piisavalt palju meediakajastust G5-s ja see on tohutult problemaatiline. Ei ole selget plaani välja mõeldud, kuidas seda kajastada, kuidas informatsiooni inimesteni õigeks ajaks saada ja kuidas premeerida just neid inimesi, kes korraldasid neid. Aga teiseks, ma arvan, et võimalusel peaks ka rohkem üritusi ise korraldama või vähemalt KAG-is korraldama, sellepärast et see on see, mis päriselt viib G5 otseselt lähedasemaks inimese jaoks. Kui sa tead, et see reede toimub sinu koolis üritus, siis on suurem võimalus, et sa lähed kohale. On suurem võimalus, et sa tead selle kohta ja suurem võimalus, et sa saad aru, et see organisatsioon päriselt teeb midagi ka sulle. Jah, loodan vastasin küsimusele. Jah, selge. Georg? Mina näen G5-s siis võimalust, mida ei ole lõpuni ära kasutatud. Praegu ma väga nõustun selle Loola poolt välja toodud meediakajastuse puudusega, et tegelikult enamik inimesi ei tea, mis asi on G5, ma arvan, enamik inimesi ka KAG sees ei tea, mis asi on G5, miks seda vaja on. Ja selles osas tulekski, ütleme, G5 struktuur praegu sel hetkel on natukene ebamäärane. Meil on mingisugune kongress, milles nüüd esmakordselt kogunes, kuigi see oleks pidanud toimuma iga aasta või midagi sellist. Ühesõnaga, see struktuur on üsna arusaamatu kõigile ja see otsustusprotsess ei ole selge praegu, kes milliseid otsuseid vastu võtab. Seega selle struktureerimine on kindlasti üks asi, mida ma tahaksin teha presidendina. Kui me räägime ürituskorraldusest, siis eeldus, et korraldada head üritus on, no me ei saa üle ka ümber finantsida, tasuta neid üritusi ei korralda. Ja kui meil vaba lava jääb 2000-ga miinusesse, minu meelest see on probleem. Ja mina luban selle probleemi, ja see on 2000-ga, ja mina luban selle probleemi teha nii väikseks kui võimalik, me ei saa, loomulikult me ei hakka kasumit teenima, see ei ole see eesmärk, aga üritused peavad saama jätkusuutlikuks, et üksik inimesed korraldajad ei peaks vastutama sellest täpselt samamoodi nagu juhtus näiteks maipalliga. Et väga tore üritus, suurepärane korraldus, aga miks seda ei toimunud, oli see, et inimene pidi isiklikult oma rahaga vastutama sellest, mis ei ole minu meelest jätkusuutlik, selle jaoks tuleks luua, ma räägin ka hiljem nii finantsidest, tagatissüsteem, kus me kogume seda raha, kus me saame aru, kust see raha tuleb, kus seda hoitakse ja milleks seda kasutatakse. Nii et see on nagu asi, mida ma oleks G5 teha. Okei, Loola, kas selles on mingi vahel öelda? Kiire faktikontroll G5 vabalava ei ole kordagi jäänud 2000 miinustesse, see on vale info, mis on tegelikult viimase paari aasta jooksul, küll aga ma nõustun, et see on jätkuvalt mingisugune struktuur, mida peame looma, see on sellest rohkem minu kavas ka, aga see üle point ei ole raha koguda, selle point ei ole see, et me korraldame nende rahade eest üritusi, G5 korraldab sponsorite, toetajal ja piletite nimel üritusi, mitte kooli raha eest. Otto, mäletad küsimust või korda? Mäletan ikka. Et mina arvan, et G5 on kohe kindlasti rohkem võimalus, kui ta on kohustus.
sest G5 annab meile väga head võimalused mõne asja tegemiseks, millest ma kohe räägin. Et ma arvan, te kõik teate, aga G5 koolid on minu meelest kõige prestiižsemad linnakoolid ja kõige auväärsemad ja kõige paremad linnakoolid. Ja me peaksime võtma mingites asjades, et kas või riiklikes küsimustes sõna. Et ütleme näiteks, et haridusminister tuleb mingi uue eelnõuga välja ja see ei ole õpilastele meelejärgmine. Siis ma arvan, et kui üks kool, kui ainult meie kool võtab selle vastu sõna, näiteks ajakirjanduses, siis me oleme nõrga. Aga kui G5 koolid võtavad kõik koos mingites küsimustes sõna, siis meid tuleb kuulata. Ja mina arvan, et seetõttu on G5 väga hea platvorm mingite sõnumite ja õpilaste arvamuste levitamiseks. Selge. Nüüd juba on natukene tulnud välja teie erinevaid vaatamisi, erinevaid vaateid, erinevatel probleemidel, aga teeme nüüd Siilile ka selgeks, et mis eristab teid teistest kandidaatidest ning millisele probleemile või murekohale süvenete teie rohkem kui teised. Alustame Georgist. No, nagu välja teinud, koolitoit on kindlasti, kõik tegelevad sellega loomulikult, aga ma luban jõulist, konkreetset ja selget lahendust sellele, kui vaja, me saame pöörduda, me ei pea läbi rääkima ainult Baltic Restaurants AS ehk siis selle teili omanikuga, me saame pöörduda ka linna poole, toidu kvaliteet ei ole asi, mille nimel saab teha kompromisse, see probleem tuleb kindlasti lahendada. Aga mis just eristab, oleks, ma arvan, ikkagi finantsidega seotud, kuna me praegu, vähemalt minule teada olevalt ja ma saan aru ka väga paljudel inimestel õpilasesindus või G5-s, ei ole päris täpselt teada, kust kohast raha tuleb, kus raha on, milleks seda kasutatakse, kui palju seda üldse on, see on nii palju, mina olen aru saanud sellest, siis vesteldes teiste G5 juhtidega, et ma luban nagu selgelt rahastust ja rahastust on vaja, sellepärast et ürituste korraldamine, kui me toimime piletitulu, see süsteem on sellepärast ei tööta praegu, et piletitulu tuleb nii-öelda pärast selle ürituse korraldusettepaneku tegemist nii-öelda, ehk siis piletiraha tuleb täis saada selleks, et see üritus saaks nulli. Aga kui meil on alguses olemas puhver, me saame teha palju kindlamat otsuseid, ilma et me peaksime muretsema, kas meil iga viimane pilet tuleb täis. Sest et see on, ma räägin põhjus, miks ma ei pidu ära, või see kevadpaik või kas üritus ära räägis. Jah, keelispaik. Et ma arvan rahastuse osast ja loomulikult erinevad viisid, kus rahastust taotleda, on esiteks linn jagab üsna ettekäega raha ja teiseks ka Euroopa asutused, eriti just haridus, mis meil on, eks ole, õpiränne esimest korda see aasta ja muid selliseid projekte saaks ka kindlasti õpilasesinduse kaudu teha veel rohkem, kui on inimesi, kes sellega jaksavad tegeleda minu üks neist. Selge, Otto? Ma arvan, kõige ilmselgem erinevus siis minu ja teiste kandidaatide vahel on see, et ma olen neist aasta noorem, ma õpin 10. klassis ja ma arvan, et see on just pluss, sest mina arvan, et mina ei ole veel ära tüdinenud ühest kooli asjast ja mina arvan, et mul on energiat ja jaksu, et päriselt kool uuele tasemele viia. Ja ma arvan, et minu kavas on teistest erinev see, et mina keskendun ennekõike õpilasele ja mina arvan, et minu kava on suunatud just teile ja mina arvan, et kõige ma ei tea mitmendat korda juba mina arvan ütlen, aga kõige olulisem on minu meelest see, et õpilasel oleks koolis hea ja see on kõige olulisem. Selge, Loola? Korra vahel ütlen repliigi, et mina ei ole tudinenud sellega tegelemiseks, mulle väga meeldib. Seda on hea kuulda presidendikandidaadid, Loola? Ega ka mina ei ole tüdinenud, küll aga olen väsinud, sellepärast et mina olen 11. klassis praegu ja ma pean tõdema, et 11. klass on väga keeruline, kus tuleb gümnaasiumist läbida ja ma arvan, et see võib-olla ei ole nii suur eelis, kui üks kandidaat siin arvab. Mis mind eristab teistest kandidaatidest? Ma arvan, et esiteks on reaalne juhi kogemus. Me oleme kõik olnud õpilasesinduses, me oleme kõik olnud seotud sellega, küll aga ma olen ainus, kes on otseselt juhtinud mingisuguseid teatud struktuure. Ja see on see, mida õpilasesinduse president päriselt peab tegema ja oskama teha. Teiseks, ma arvan, et ma vastandun selles mõttes väga palju teistele kandidaatidele selles osas, et mina ei soovi olla jõuline. Konkreetne, otsekohane ja kindlasti väga-väga justkui järjepidev kindlasti, küll aga selleks, et päriselt just nende kõige kriitiliste probleemidega tegeleda, peab langetama kompromisse, peab olema nõus
nõus aktsepteerima ka teiste vaateid, näiteks koolitoidu osas, see ei ole päris nii must ja valge, see ei ole päris nii lihtne probleemida lahendada. Kolmandaks, mul on väga selge visioon. Me kõik esindame siin, me tahame esindada järgmine aasta õpilaste vaateid, me kõik tahame, et õpilasesindus kaasaks igat õpilast. Me kõik tahame, et see oleks iga õpilase jaoks ja justkui rahva jaoks. Aga mis on need selged otsused, mida me kavatseme langetada, mis on need sammud, mida me kavatseme võtta selleks, et see päriselt realiseeriks ja meie justkui plaanid oleks võimalikult selged. Need on need asjad, mis eristavad teistest kandidaatidest. Ja just plaanide osas on see koostöö, mis on kõige tähtsam. Ka minu tegevuskavasse on kirjutatud MTÜ loomine sisse, mis tegeleb finantsiga. Küll aga just see koostöö partnerkoolidega, mis on praegu jäänud minimaalseks, näiteks meie partnerkoolidega Taanis, näiteks meie partnerkoolidega Rootsis ja koostöö, väga tihe koostöö Keeliga, see on see, mis meil eristab. Selge, Otto tahtsid midagi vahele öelda? Ei, ma tahtsin vahele öelda lihtsalt seda, et Lõllas ei ole ainus, kellel on siin reaalne juhtimiskogemus, et mina personaalselt olen siin vedanud KGA-klubi ja see on ka samamoodi klubi nagu väitlusklubi, et ma ei tea. Selge. Nüüd lähme personaalsete küsimuste juurde. Alustame siis Georgi ja tema mitmeid kordi juba mainitud finantsteemad, ehk siis kuidas plaanid sina õpilasesinduse finantsjuhtimist parandada? Nojah, ma alustaksin võib-olla ka natuke vastuseks selle Loola ettepanekule moodustada MTÜ. Seda ettepanekut oleme me nüüd Keelias arutanud, mina kaasa arvatud, ning tegelikult on siis Keelia kongressi, kus jutuks tuli, selle üks täitevorgan, siis, mis peab tegelema sellesama MTÜ küsimusega, on otsustanud, et see MTÜ ei ole mõistlik rajada, sellepärast, et selle eesmärke saab täita palju lihtsamate meetoditega ning üks põhilisi probleeme, mida MTÜs nähti, oli siis nii-öelda õiguslikult, kes määratakse juhatuse liikmeteks ja kes kannab vastutust selle eest, sest et MTÜ on, juhatuse liikmed kannavad vastutust selle varadega tehtavate tehingute eest. Kes seda vastutust on nõus võtma, kui kaua ta on nõus seda võtma, sellepärast, et teadupoolest gümnaasium on 3 aastat, kui inimene 10. klassis tuleb, kas ta ei ole isegi piisavalt vana selle jaoks, et olla juhatuse liige võib olla 18 aastat vana, ehk siis 10. klassis ainult saaksid need inimesed olla juhatuses, seega MTÜ-d mina ei näe praegu perspektiivikaks ja minuga nõustuvad ka enamik teised Keeli 5 koolid. Mida me finantsjuhtimise osas oleme otsustanud teha, on raamatupidamine, mida nähtavasti praegu ei ole tehtud. Reaalkoolis on siis, meil ei ole. Ehk siis me moodustame selge ühtse raamatupidamise, me paneme kirja, kust kohast raha tuleb, kus ta on, kuhu ta läheb, sest seda meil praegu ei ole. Ma saan aru, et meie inimesed praegu päris täpselt ei saa veel aru, kui palju meil seda raha on, mis on minu meelest nagu tõsine probleem, ning ka rahavoogude suurendamine aitab meil ürituse korralduse kvaliteeti tõsta. Nüüd spetsiifiliselt Kaagrisma, nii nagu ka Keeliga olen arutanud, on vaja luua finantsjuhi koht, kes siis tegeleb, haldab neid finantse ning ka keegi, kes siis kord aastas vaatab, kas need finants on korralikult tehtud, ehk siis mingisugune revisjoni üksus, kes siis vaatab, et raha ei ole ära kadunud kellegi taskusse, ma ei süüdista mitte kedagi, lihtsalt see on läbipaistvuse küsimus. Ning ka suured pikaajalisemad planeeringud, eelarve koostamised üritustele ning analüüs, siis retrospektiivne analüüs, kuidas üritus on läinud, kui palju selle peale on kulu tulnud, kui palju sealt on tulu tulnud, kas seda on mõistlik jätkata ja siis nii-öelda, et me ei jääks miinusesse. Selge. Kas vastaskandidaatidel või publikul on küsimusi selle osas? Selles osas ei ole. Selge. Hiljem saab muid küsimusi ka küsida. Aga nüüd lähme Otto juurde. Kuidas plaanid õpilasesindusele lähemale tuua? Minu jaoks on väga oluline see, et õpilasesindus oleks läbipaistev. Ja isegi praegu debatil räägivad vastaskandidaadid G5 MTÜ-st, räägivad sellistest asjadest, millest keskmine õpilane ei tea. Sest keskmine õpilane, kui ma olen siin käinud koolidel rääkimas, 7, 8, 9 ei tea, mis asjad need on. Ta ei tea, mis toimub õpilasesinduse sees. Ja mina arvan, et see on väga oluline, et õpilane teaks, mis seal toimub, sest nemad on ju õpilasesinduse valinud.
mina arvan ka seda, et tuleks 2 korda aastas, see on minu kavas kirjas, et 2 korda aastas tuleks korraldada siis avatud õpilasesinduse koosolek, kus igal õpilasel on võimalik tulla ja küsida oma küsimusi, avaldada oma arvamusi, et muuta meie kooli paremaks kohaks. Selge, taaskord sama küsimus kõigile, kas on küsimusi selle kohta? Selge, siis Loola, kuidas plaanid sina G5 koolide vahelist koostööd parandada? Mul on 3 asja kavas. Esiteks, üks esimestest asjadest, mida ma sooviks teha õpilasesinduse presidendina, on võtta selle aasta aktiivist natuke eeskuju ja luua konkreetne toimkond, kes tegeleb eksklusiivselt keemilega. Mida see tähendab? Need on inimesed, kes käivad igal koosolekul, kes saavad seda infot ka edastada õpilasesindust viisil, et keegi jääks sellest infost ilma, sest see on tohutult tähtis ja see väga tihti läheb kaduma. Teine asi, mida ma sooviks teha, on meedia korda saada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et on konkreetsed inimesed igas koolis, kes vastutavad selle infovahetuse osas. Väga tihti läheb näiteks ürituste kohta info kaduma, sellepärast et keegi ei saada meili edasi, keegi ei pildi postreid välja, keegi ei tegele sellega. Meil on vaja konkreetseid isikuid, meil on vaja selgust selleks, et päriselt need asjad toimiksid ja need toimiksid efektiivselt. Ning viimaks ma tahaks väga regulaarseid kohtumisi a la iga teine nädal, esmaspäeval, kindlas kohas, selgelt, kõik on seal. Sellepärast, et praegu see on enam-vähem tunnetuse järgi ja seetõttu väga paljud asjad jäävad tegemata ja väga tihti mõned inimesed lihtsalt ei jõua nendele koosolekutele, mistõttu järjekordselt info läheb kaduma. Selge, kas kellelgi on täpsustavaid küsimusi? Selge. Nüüd, kas publikul on tekkinud küsimusi vahepeal? Alice? Laseme Alice, ma hakkasin ta täina. Mikrofoni saa, okei. Arvestades, et suhtlus juhtkonnaga, üldine koostöö juhtkonnaga on väga oluline osa õpilasesinduse presidendi rollist, siis palun jagage kõik oma kogemusi hetkel juhtkonnaga, palju te olete üldse kokku pannud, palju te olete suhelnud, milline koostöö teil hetkel juhtkonnaga on olnud? Ma siis alustan, et mina olen olnud terve selle aasta meie kooli hoolekogu liige ja ma olen teinud hoolekogus palju tööd, et meie kooli paremaks kohaks võtta. Ma olen teinud terve aasta rasket tööd, et saada aktiivile rahastust ja nüüd kuskil veebruaris saime kinnituse aktiivi selle aasta siis kulutuste rahastamiseks Vilistes kogult. Et lisaks sellele olen ma väga lähedastes suhetes olnud direktoriga, läbi siis hoolekogu olen korraldanud erinevaid asju, näiteks ma valiti siin õpilaste lemmikõpetajad, ma korraldasin seda, ma vastutasin seal päris paljude asjade eest, et ma arvan, et mul on väga head suhted juhtkonnaga ja ma arvan, et järgmisel aastal, kui mind valitakse õpilasesinduse presidendiks, tuleks see väga heaks kasutada. Töötus? Okei. Ma ka omalt poolt kiidaksin väga juhtkonda, meil on väga mõistev juhtkond. Mina isiklikult direktoriga niivõrd ei ole läbi rääkinud, ma olen Monika Tambikuga läbi rääkinud, väga kiidan väga mõistva suhtumise eest. Mõistlikuid ettepanekuid võetakse kuulda, ütleme näitena tuua, mida ma ka plaanin teha, on G3 astmes teises poolaastal koolinädalat mõistlikkuse põhimõttest lähtuda ühendada 4 päevani, et inimesed ei peaks tulema, inimesed, kes tulevad 2 tundi bussiga kooli, ei peaks tulema 2 tundi bussiga kooli, istuma 2 tundi koolis ja sõitma 2 tundi bussiga koju. See ei ole jätkusuutlik ning olen rääkinud ka õpetajatega läbi, see on tehtav matemaatikaõpetajate nõus, mis on siis põhiline vastuseisu grupp. Ja ma arvan, et minu suhted juhtkonnaga on head, ma olen hea suhtleja ja oskan oma mõtteid väga kiirelt ja efektiivselt edasi anda. Ka minul on eksklusiivsed positiivsed kogemused juhtkonnaga. Viimase aasta jooksul eriti olen põhiliselt suhtlenud huvijuhiga, kuna olen tegelenud G5 üritustega ja teemadega aktiivisiseselt ja väga efektiivne, väga viisakas, väga avatud suhtlus on ja ütleksin, et väga hea koostöö on praegu aktiivi ja juhtkonnale ja loodetavasti ka tulevasel aastal eriti palju õpilasesinduse juhtkonnale. Väga hea. Õpetaja Riigor. Ma olen esimest korda sellisel üritusel, ma lihtsalt tahan öelda kiidusõnad, et
kindlasti mitte. See on iga aasta nii. Isegi häireasju saab paremaks teha, ma ütlen seda päeva. Aga see oli huumoriga. Teine huumoriga asi, mis ma tahaks rõhutada, et mul ei kohe kõrvu, et Loola ütlesid, et tuleb hakata tegelema õpetajate palkadega. Et ma siis kohe ütlen, et ma saan iga vähe palka. Et ma tahaksin, siis ma valiksin sinu poolt ja räägiksin. Aga teine asi, kuulasin seda söökla teemat jälle. See on üldse tundub, et õpilasesindus tuleks vist söökla toimkonnaks üldse ümber nimetada, sellepärast, et tegelikult teie põhimure näib olevat see. Aga ma olen nagu imestunud, et te väidate nii hullud asjad juhtuvad meie koolis. Ma võin teile videoid näidata pärast. Oli lihtsalt see on jõle, mis meil õpilasesinduses on Jackis toimub need pildid, need õigusulemised. Ma võin näidata teile seibe. Aga miks te neid varjate? Selles mõttes ongi sellest tekitaks liiga palju traumat. Me ei saa traumeerida inimesed, et keegi ei läheks sinna sööklasse. Okei, võtame nüüd natuke tuure maha. Kas tuleb üks küsimus veel, Riiki? Margot? Mina tahaks lihtsalt öelda õudus, mis kõik need pildid räägivad, mis te olete leidnud, kunstküüned ja muud. Ma võin vanduda, et kokkadel ei ole kunstküüsi. Ehk et need kunstküüned on tulnud teie endi poolt sinna, mutrid, seibi, ma ei oska kommenteerida, aga see on nüüd see hind, mida me peame maksma selle eest, et me saame iseennast teenindada, iseendale sööki tõsta. Küll aga viskaksin siia hoopis selle, et kas te kätepesust ka mõnikord räägite. Te räägite siin hügieenist, süüdistate sööklat, aga mina küll näen, kuidas tullakse otse vetsust käed pesema. Selge, kas rahva seas on tekkinud küsimusi näiteks sealt poolt? Jah? Kõigepealt väike kommentaar, et minul mutri küünal ei ole. Aga tegelikult viisakalt ma küsin sinult, Otto, sa tõid ise välja erinevad teistest just oma nooruse poolest. Kas see tegelikult ei pruugi olla natukese pärssiv, sest et sa oled nii vähe alles tundnud neid probleeme, et võib-olla sa kas ei ole kursis või sa tegelikult isegi ei taju selle sügavust nende probleemidel? Ma olen käinud siin koolis 4 aastat praeguseks ja ma olen elanud nende probleemide ja murede keskel ja ma arvan, et ma olen vähemalt sama pädev kui mitte pädevam kui teised kandidaatid nendes küsimustes. Kas on kellelgi veel küsimusi? Jah? Aitäh selle muudase debati eest. Otto, mul on ka sulle üks küsimus. Sa mainisid oma tegevuskavas aasta õpilase tiitli väljakäimist. Mis oleks kriteeriumi järgi neid õpilasi hinnatakse, kuidas siis vältida sellist olukorda, kus on siis kõige populaarsemat õpilast, mis vältida seda populismi, mis tegi siis selle õpilase valimisel, aasta õpilase valimisel? Jaa, et ma räägin kõigepealt seda idee tagamõttest, et meile antakse välja nüüd antakse kõige õpilaste lemmikuma õpetaja auhindu. Meil riigis antakse aasta õpetaja auhindu välja, aga miks ei anta aasta õpilase ja aasta kõige toredama, kõige sallivama õpilase auhinda? Mina arvan, et see on midagi, mida oleks vaja ja ma arvan, et seda läbi viia on tegelikult üsna lihtne. Et kui see süsteem toimiks samamoodi nagu siis aasta õpetaja siis valimisele, et õpilane tuleb nomineerida teiste poolt, ta ei saa ennast ise nomineerida, talle tuleb kirjutada siis mingi tekst, miks ta vääriks seda auhinda ja siis õpilased saavad hääletada. Ja ma ei usu, et sellest saab populaarsusvõistlus, ma arvan, et sellest saab üks tore initsiatiiv, et motiveerida meie kooli õpilasi. Nii. Võtame tahad. Mul oleks küsimus kandidaat Georgile. Et kui sa räägid õpilasesinduse finantsjuhtimise läbipaistvuse suurendamisest, kuidas sa plaanid tagada selle, et uus süsteem ei tekitaks täiendavat bürokraatiat ja see finantsjuhtimine jääks veel segasemaks? Asi on selles, et meie finantsjuhtimine just sellel põhjusel, et meil on null bürokraatiat, siis praegu on väga segane. Ma räägin, vähemasti nii palju, kui mina olen teada saanud vestelda siis teiste keegisjuhtidega ja ka meie oma õpilased. Tegelikult nagu ühest aru saama sellest, kus on raha, mida sellega tehakse, ei ole. Kui palju seda on ka ei ole, see on seda suur probleem. Ja see bürokraatia ei ole mitte midagi keerulist, see on üks Exceli tabel, see on põhimõtteliselt valmis ja sinna kantakse sisse õpilasesinduse nii-öelda
tegevusest tekib mingit tulu või kuskilt saadakse mingit tulu, see kantakse tuluosasse, kui midagi ostetakse, sellest kantakse kuluosasse ja meil on väga lihtne ülevaade, kui palju raha sisse tuli, kes selle raha sinna pani ja kes see kulutusi tegi, et ma ei süüdista mitte ühtegi inimest, lihtsalt see nagu EOS süsteem, kus raha üle ei ole võimalik järelevalvet teostada, ei tööta, kahjuks ei tööta. Ja see bürokraatia ei ole midagi hullu, see on lihtsalt Exceli tabel. Põhimõtteliselt konto väljavõttest saab sellisena Exceli tabelisse kanda, et see oleks kõigile õpilastele kätte saada. Ja ma arvan, loodan see vastas küsimusele. Väga hea vastus. Jaa. Ja siit oli kellelgi esimest. Kas Otto ei leia, et mitte õpilased, vaid õpetajad peaksid valima aasta õpilase? Tead, ma arvan, et nüüd ma võin ausalt õpetajate kohta ära öelda selle, et ma ei tea, õpetajad ei vali ju siis õpilasi, see presidendi kandidaati, nii et ma ei ole väga mures praegu nende väljalihastamise pärast. Aga ma arvan, et seda peaksid valima just kaasõpilased, sest nemad tunnevad inimesi ja nemad näevad õpilasi iga päev. Sest õpetaja tunnis oled seal päevas ainult 40 minutit ja kas ta näeb seal tunnis? Öelge mulle ausalt saal, et kui palju te olete päris iseendad mingis tunnis? Kui palju te näitate oma iseloomu, kui palju te olete päris inimesed seal? Või kui palju te... Sa tahad näita, et kõik teest? No ma ütleksin... Ei, arvastame, ei ole nii, no ma ei tea, mida räägime. Et selles mõttes ma arvan, et selle valiku peaksid siis selle õigsuse nimel just langetama õpilased. Selge, kas keskelt on küsimusi tekkinud? Ei, vasakult poolt ei ole küsimusi. Kas kellelgi on küsimusi vahepeal tekkinud? Ei ole, siis ma küsin ise Ottot. Sa hetkel jäid natuke mulje, et sind ei huvita õpetajatega läbisaamine. Kas sa vaidled mulle vastu loodetavasti? Muidugi ma vaidlen vastu, et siin saalis on minu õpetajatest vist ainult Indrek Riigor ja ma arvan, ma annan talle endale sõna, et kuidas minuga läbisaamine on. Aga teate, võib-olla see just näitab seda, et ma ei karda õpetajate vastu minna, et seista õpilaste õiguste eest ja seista teiste õiguste eest. Et ma ei karda tülimine õpetajaga, et teha seda, mis on õige. Selge. Kas kandidaatidel on üksteisele esitada mingeid küsimusi? Siin on ka. Vabandust, rahva seast. Otto on nii kuidagi agressiivselt õpetajate vastu siin sõnumõppides, kas sa ei arva, et sellega sa sead nii-öelda külvad siis katastroofi õpilased, kes õpetajad kohe nii agressiivselt üksteise vastu suhtavad vaidavad? Et ma ei tea, kuidagi siin kõik viimased küsimused on mulle suunatud, aga ma arvan, et kas ma ütlesin midagi mõne õpetaja kohta praegu? Kui ma ütlesin, siis ma väga vabandan, aga... Sa ütlesid päris selgelt, et sind ei huvita õpetajana? Ei, ma ütlesin seda, et ma ei ole mures ja ma ei muretse selle pärast. Või ma tean, et vahel on vaja minna teistega siis vastuollu, kui tekib lahkheli. Ütleme näiteks, õpetaja Indrek Riigoriga me ei ole nõus, me ei ole sama meeled mõne asjas, ja kui mina tean, et midagi on õige, siis ma ikkagi lähen ütlen talle ja see võib tekitada konflikti, aga ma arvan, et lõppude lõpuks viib see kõik parema lahenduseni. Et vahel on vaja tekitada konflikti, et jõuda parema outcome'ini. Ma lihtsalt kommenteerin siia, et mina luban, et mina ei tekita konflikti õpetajatega. Jaa! Kui ma küsin sult, Georg Sakson, siis et kui mõni õpetaja astub räigelt sinu ja sinu klassikaaslaste õiguste peale, kas sa siis tõesti ei astu oma klassi eest välja? Sellisel juhul küll, otse loomulikult, aga need on pigem erandjuhul. Minul on üldiselt väga positiivsed kogemused enamiku õpetajatega ja ma arvan, et just sellise nagu konflikti, nagu ka Loola mainis, ma selles osas olen nõus, et siin ühtse nii-öelda kooliperena me võiksime asju rahumeelselt anda. Kui õpetaja ei ole nõus, siis loomulikult ma arvan, et neid olukordi ei ole väga palju, kui ma eksin, aga minu meelest nii-öelda sisemiste konfliktide otsimine ei too mitte kellelegi kasu, pigem just läbirääkimine ja rahulik suhtumine selles küsimuses. Aga sa nõustud ometi sellega, et kui tõesti on vaja minna konflikti selle jaoks, et kaitsta oma õpilaste õigusi, siis... Siis muidugi jah, selles olukorras. Sest see on see, mis ma mõtlesin. Selge, Alice? Jah, et see enesekindlus ja julgus on kõik väga tore, aga
nad seda teevad oma kampaaniat. Selge, kas kellelgi on tekkinud vahepeal küsimusi? Jah? Ma jääks selle konflikti teema juurde. Et kuidas, kõigile küsimus, juhul kui sinust saab õpilasesinduse president, saab sinust ka juhtkonna liige. Kuidas sa väldid konflikti iseendas, sest sa pead olema ühteaegu kõikide nende õpilaste esindaja, jääd samal ajal õpilaseks, aga istud juhtkonnas ja oled kooli juhtkonna liige. Ja ärge öelge, et seda konflikti ei teki. Kuidas te selle konfliktiga toime tulete, teil on palju vaja ka hoida ainult enda teada, teil ei ole võib-olla seda kellegagi jagada. Ja see on suur poole. Alustame loolega. Ma olen viimased 4 aastat väidanud, mis tähendab seda, et ma väga palju pidanud kaitsma arvamusi, millega ma kogu aeg nõustun või hoidma just vastupidi tagasi ennast arvamuste osas, mida ma väga siiralt usun. Ja see on oskus, mida kõik vajavad, aga ma arvan, et just eriti juhtkonna kontekstis õpilase huvid on lõpuks kooli huvid. Ja kõige tähtsam on see, et just neid huvis saab ka sellises kontekstis väga viisakalt edastatud. Ja selleks, et seda konflikti vältida, ma arvan, et nagu on väga vähe neid huvisi, kui just väga viisakalt ja väga nagu läbimõeldult esitatud, mis päriselt tekitaks mingisugust suurt probleemi. Juhul, kui sul tekib päriselt juhtkonna ja õpilaste huvid vahel mingisugune konflikt ja seda justkui väljendub läbi õpilasesinduse presidendi vahel, siis vahepeal peab aktsepteerima kompromisse. Täpsustan, minu küsimus oli pigem suunatud sellele, et te inimesena katki ei lähe. Lihtsalt ei lähe, ma olen vahepeal sellega. No ma ka ütleksin, et mina praeguse kogemuse põhjalt küll ei oskaks öelda, et mul võiks juhtkonnas tekkida konflikte. Kui kindlasti ma seisan õpilaste huvide eest, isegi kui need võivad minna mõnes olukorras vastuollu juhtkonna arvamusega, ma kindlasti esitan õpilaste seisukohad, aga ma küll ei näe mingit võimalust suurema konflikti tekkeks. Ma arvan, et kõik oleme väga normaalsed inimesed, minu siiamaani kogemus olnud väga normaalsete mõistvate inimestega. Ma ei usu, et see konflikti tuleb inimesena katki, ma kohe kindlasti ei lähe need inimesed, kes teavad mind. Ma arvan, et on selles ka üsna kindel, et ma tabun väga palju. Kooli juhatuses on õpilasesinduse president üks õpilane. Ta on ainus õpilane seal juhatuses. Kõik ülejäänud on õpetajad. Meil on IT-juht. Okei, IT-juht, aga ta keskendub pigem IT-värgile. IT-juhil on meie koolis väga suur vastutus. Aga selles mõttes, selle ajal ma mõtlen seda, et see üks hääl, siis 2 hääl, kui IT-juhiga tuleb maksma panna, sa pead näitama ära, mis on õpilaste huvid ja sa pead ka päriselt neid teostama. Aga muidugi koht kompromissiks, aga mina ütlen seda, et oma põhitõdedes ei tohiks õpilasesinduse president juhatuses vankuma lüüa, et ta peaks seisma selle eest, mis on õpilastele hea. Selge. Kas on kellelgi viimane küsimus esitada? Jah, siit eest. Õpilasesindus on suur organisatsioon, ma tahan seda esiteks öelda, et õpilasesinduse president ei ole ainus inimene, kes tegeleb asjadega seal. Ja teiseks ma tahan seda öelda, et ükski mure ei ole liiga väike, et sellega tegeleda, et kõik tuleb ära kuulata. Ja see võibki olla palju tööd, aga ma arvan, et see on see töö, mis õpilasesindus peab enda kätte võtma. Vastasin küsimusele, et ma arvan, et tuleb pingutada, et hakkama saada sellega ja ma arvan, et sinna ei tule sellist võib-olla päris kirjade meelega, et on tuhandeid nagu Harry Potteri filmis, vaata tuleb sealt kamilast tuleb neid kirju tuhandeid välja, et ma arvan, päris sellist olukorda ei ole. Et ma arvan, et sinna tuleb adekvaatses koguses muresid ja probleeme, millega tuleb tegeleda. Selge. Siis siinkohal, kui rohkem küsimusi ei ole, siis paluks kõigile kandidaatidele üks suur aplaus. Videote ja tegevuskavadega saab tutvuda kuni järgmise kolmapäevani, ka järgmisel kolmapäeval saate tutvuda, aga järgmisel kolmapäeval käivad siis valimiskomisjoni liikmed
iga õpilane reastab siis oma kandidaadid oma eelistuse järjekorras, niimoodi, et esimene eelistus saab 2 häält, teine 1 ja viimane jääb kahjuks ilma häälteta, mis tähendab, et sellel aastal on meie valimised loodetavasti läbipaistvamad ja näitavad rohkem seda, mida õpilased tegelikult tahavad. Aitäh!